Aktiivse liiklusega Sõle tänaval asuv suur ristmik Tallinnas. Mootorrattur liigub suurel kiirusel Paldiski maantee suunas, juht nõelub sõidukite vahel ja põrutab külje pealt sisse vasakpööret tegevale sõiduautole. Tal küll põles roheline tuli fooris, aga ekspertiisiga siis tuvastati ära, et tema sõidukiirus oli 73 km tunnis ja vahetult ennem ristmiku tegi möödapõike sõidukist ja siis selle tagajärjel pööras talle ette vasakpööret teostanud mootorsõiduk ja siis neil juhtus kokkupõrge seal. Mootorrattur sai õnnetuses vigastada ning kaebas selle juhtumi edasi kohtusse, kuna tahtis tõestada, et tema ei olnud selles õnnetuses süüdi. Kohtusse ta tõesti pöördus, seal üritas vaielda, et teed peab andma siis vasakpööret tegev mootorsõiduk otse suunas siis liikuvatele sõidukitele, aga ekspertiisiga siis tuvastati, et selle mootorratta kiirus oli 73 km tunnis ja see viimane põige täpselt ennem ristmiku oli nii järsk ja ohtlik, et pööret teostaval mootorsõiduki juhil ka parima tahtmise juures ei olnud võimalik seda mootorratturit näha ja seetõttu jäi ka mootorrattur ise süüdi. Mootohooaeg on käima läinud ja kahjuks on juba sellel aastal kaasa toonud see 13 õnnetust mootorratturitega. Kõigis nendes õnnetustes on süüdi olnud ratturid ise. Miks on nii, et mootorratturid tekitavad selliselt erinevaid probleeme liikluses, eriti mis puudutab ridade vahel sõelumist? Aetakse taga oma õigust selle asemel, et teistega arvestada. Või siis kas või pool ummikutest on tegelikult juhtid endi korraldatud, sest roheline tuli valgusfooris ju põleb juba ammu enne, kui keegi kohmitseb sealt eest siis liikuma hakata. Ja kui ka moto näiteks tuleb valgusfoori all ettepoole, siis minu meelest seda tuleks vaadata ainult positiivselt, sellepärast, et ta võtab ju tagant järjekorras terve ühe auto koha. Mootorratturid ju kasutavadki suveperioodil mootorratast just selleks, et saada punktist A punkti B kiiremini, eks. Et sõidetakse siis ridade vahel ja täpselt see, mis te ütlesite, et sõeluvad siis ühest reast teise autode vahel, eks. Et see mootorrattur peab ka siis ikkagi arvestama, et reeglina juht jälgib ju vasakut peeglit, kui ta hakkab rida vahetama, et vähem jälgitakse paremat peeglit ja kui sa sõidad selle auto parema külje taga, siis sõiduki juht ei pruugigi sind märgata. Esiteks tuleks kasutada võimalusel erkvärvilisi riideid. Kindlasti mootorsõiduki või siis mootorratturid peavad piirkiiruses kinni pidama, vältima siis ohtlikke manöövreid ja sõidukijuhtidele ega muud polegi, et tuleb arvestada, et ilmad on ilusad, mootorratturid on väljas ja tuleb siis manöövrite tegemisel natukene tähelepanelikum olla ja jälgida, mis ümberringi toimub. Suureks probleemiks on ka hooaja algus, kus teedele pääsenud mootorratturid alles kohanevad sõiduoludega. Autojuhid pole aga veel harjunud liikluses neid märkama.